Nii ja tervist jälle kõigile, kes on sattunud vaatama Ivo järjekordset vlogi või videod eesti keeles või nimetage, kuidas seda tahate siis. Ja täna räägime sellest, miks mina üldse vormi tegin ja oli siin üks päev niimoodi, et istun kurvalt ja ideesid ei ole ja et millest ma nüüd videot teen ja et jääbki vist nädal või kaks vahele ja just, ma ei tea, samal päeval vist panin mingi story üles oma palja ülakehaga, sest et vorm oli hea ja ei tea, tekkis isu seda võib-olla näidata või midagi ja nii ta on, edev Ivo ja ei saanud vastu panna, pidi endast palja pildi panema üles, aga see selleks, et selle story peale kirjutas mulle kulturist Martin, tema on siuke suur poiss ja küsiski mult täpselt seda asja, ma telefonist vaatan, et mis ma siis selle vormiga nüüd peale hakkan, et kas ma hoian või lähen võistlema või niisama katsetasin või et miks üldse seda vormi vaja oli teha Ivol ja ütleme nii, et ma ei olegi sellest ju tegelikult täitsa rääkinud kõike seda lahti, et minul tegelikult oli kohe mitu ideed, et miks seda vormi tahaks nagu teha ja ongi niimoodi, et mingi aeg siis hakkasin tegema fitnessi videosid ja ise olin siuke väike paks pelmeen ja veeresin ringi, veeresin tööle, veeresin sauna, kuhu iganes, trenni ka ja tegin oma fitnessi videosid ja noh, ütleme nii, et ma ei olnud rahul oma vormiga ja selline väike paks fitnessi mehike, nagu ma olin siis on ju, ei ole ise enda jaoks ka nagu väga tõsiselt võetav, et noh, eks mul ikka oli seda mõtet, et kurat küll, et ükskord ma võtan käsile, teen ennast vormi ja leian selle aja ja kõik jutud ja et noh, kindlasti teistel oli ka naljakas vaadata, kui ta väike paks mees räägib fitnessist ja ise ei võta särkigi ära, pole nagu midagi ette näidata, et noh, mida sa jutustad on ju, jah, kui sa sitt vend oled ühesõnaga, vot. Ja mina leiangi seda nagu, et kui selliseid videosid juba teha ja tarka juttu ajada ja ole siis nii kõva mees, et otsi munad püksist üles ja tee ennast vormi on ju, ja noh, naistele sama on ju, et kui sa ikka nii sitt vend oled, et vormi ei suuda teha, siis vaata ära jutusta ka ja täpselt nii mina ütlesin ka endale ja see oli üks põhjus, miks siis Ivo tahtis vormi teha. Nii ja 2020 aasta lõpus siis tegelikult mina otsustasingi kuskil novembris juba, et nii, rääkisin prouale ka kõik ära, et nii, uuest aastast nüüd läheb tead mölluks, et kaal tuleb maha, tuleb 15 kilo, 20 kilo, ei huvita, et 80-ndatesse sinna kuskile ma tõmban jälle tagasi ennast. Vot, ja plaan oligi ju sellest teha ka mitu videot, ma mõtlesin, noh, kas ma teen 6 ühe video või lõpuks tuli neid kas 6 või 7 tükki kokku mingi koos toitumiste ja kõigega. Aga see suveks vormi seeria põhimõtteliselt oli vist kas 6 videot nüüd on ju. Põhimõtteliselt ma ikkagi tahtsin inimestele näidata ka seda, et kui sa nüüd aasta algusest tahad võtta 20 kilo alla ja et see jääks ka maha, et see ei tule, kallid inimesed, 1 kuuga või 2 nädalaga või mida iganes teile siin mingid tropid lubavad oma kuradi kavades ja valedes ja milles iganes on ju. Mida vaiksemini see kaal alla tuleb, seda suurem nagu võimalus on, et ta nagu püsima ka sinna jääb ja et noh, see nii-öelda, kuda ma ütlen siis, kannatlik peab olema, et ma kuu aega tulen sellest miinimumkaloraažist juba välja, et ka sellega tuleb kannatlik olla. Ühesõnaga punkt 2 siis ongi see, et ma tahtsin ka videode pärast seda vormi nagu teha. Ja nii ja siis kolmas punkt oli siis selline probleem härra Ivol, et kaalusin 103 kuni 104 kilo sinna vahele. Väike pelmeeni poiss ikkagi ja tegin ilusti trenni ja seedimine oli mul väga aeglane. Mul on siin kanalil sellest video, keda huvitavad, miks ta nagu aeglane oli. Sealt videost saate kõik vastused, et ma siin ei hakka aega raiskama ja
kui te nüüd vaatate selle kanali peal ikkagi videosid, kus ma väike pelmeenike olin ja veerisin siin, siis tegelikult ma elasin ikkagi niimoodi, et toit läks karpidesse nädala sees, 5-6 päeva nädalas. Ma toitusin täiesti ilusti, lugesin makrosid, kaloreid, kõike, aga mul lihtsalt seedimine oli endal nii pekki lastud, et isegi selle korraliku tervisliku toidu ja kõige peal selle 2500-600 kalori peal ma lihtsalt ei saanud kaalu alla ja tuligi midagi ette võtta, et kas hakata siis aeroobset lisama ja ühesõnaga kõik see, mis ma siin nüüd teinud olen selle suveks voorime asjaga, et kõik see pikk teekond ette tuli võtta, ja tegelikult, mis mul nüüd veel oli plaanis peale seda pikka dieeti, ükskõik kaua sellega siis läheb, ma lootsin, et ei lähe nii kaua, kui suures aga läks. Et ma tegelikult mõtlesin, ma saan juuni või juuli juba valmis, aga ei. Ja tahtsin ikkagi korralikumalt ja vägevamalt veel teha ja teravamaks ja nüüd, mis ma tahtsin teha, tegelikult oli reverse diet, kutsutakse seda inglise keeles või siis eesti keeles tagurpidi dieet ja see on siis selline asi, kes pole kuulnud, et kui tehakse korralik terav vorm ära, siis ütleme, et minul oli see kaloraaž 2200, see miinimum, mille peal ma siis olin, mille peal need viimased kilod kukkusid. Sinna juurde mina hakkasin iga nädal siis vaikselt lisama 50 kalorit, et oleneb nüüd, kui teravaks inimesed vormi ära teevad, et osad lisavad kohe sinna näiteks 150 kalorit või 100 ja hakkavad siis selle pealt vaikselt välja tulema. Minul ta ei olnud nagu terav, aga mõtlesin, et okei, et see on nagu hoidmine ka, vormi hoidmine ja ma hakkasin tulema iga nädal 50 kalori kaupa sellest siis välja. Nii. Nüüd ma olen 2200 pealt jõudnud 2400 peale see nädal, siis kui ma seda videot siin hetkel praegu lindistan. Ja ongi niimoodi, et minu kaal on püsinud täpselt sama 84-85 kilo, sest et ma olen ka nädalavahetusel mõne snapsi teinud ja siis küpsist söönud natuke ja tõstnud nädalavahetusel oma kaloreid veits, sest tahaks elada ka, ja ongi nii, et kui ma tegelikult oleks ilusti tublisti nüüd täpselt toitun nädalavahetustel ka, nii nagu peab, nii nagu mul kava ette näeb või kaloraaž ette näeb või need makrod ja kõik, siis mul oleks kaal veel edasi langenud. Ja hetkel ongi niimoodi, iga nädal ma olen pannud selle 50 kalorit juurde, ma tunnen nagu mingiks päevaks või 8, päris hea. Ja siis kuradi nädala lõpuks ma jälle mingi vibreerin ja möllan ja mul ongi hea meel, et ma olen seal 84-5 kilo vahel, mul isegi kaal tegelikult kukub jälle nädal lõpuks alla, ma olen saanud juba 200 kalorit põhimõtteliselt seedimise kiiremaks ja ma olen iga nädal ka aeroobset maha võtnud nüüd, et ma kohe võtsin tund aega maha ja siis nüüd ma olen vaikselt lihtsalt võtnud mingi 5 või 10 minuti kaupa iga nädal veel aeroobset ka ära. Et nii nagu ma olen plaaninud, nii mul läheb ka praegu selle reverse dietiga, et isegi paremini läheb tegelikult, sest et snapsi saab ka võtta ja väikse sigari teha ja veel midagi muud võib-olla, millest ma siin ei räägi. Ei propageeri siin aineid. Ja kui see vorm nüüd juba hakkas tulema ka, siis tekkiski selline idee ka, et kuidagi ikkagi peab seda jäädvustama. Rääkisin sõber Harrisoniga, temal on põhimõtteliselt kaamera juba, ma ei tea, sünnist saati käes siis külge kasvanud kuidagi, ta teeb mingi magic'ut sellega, filmib suht hästi, oskab klippe suht hästi ritta panna. Tema teeb sellist cinematic värki rohkem, et paremini kui mina olen siuke vlogi ja jutumees ja minul see kaamera ei ole nii sõber kui temal võib-olla ja siis ta tuli mulle külla, leppisime kokku, leidis aja, suur tänu talle, Tallinnast tuli Tartusse, sõber, kõva mees, ei ole midagi öelda ja võttis valgustused, asjad kõik kaasa, sellest tuleb veel ka video ja kuidas me seda tegime kõike, mis me seal tegime ja suured tänud Harrile igastahes ja et sealt saab selle YouTube'i kanali jaoks ka igasugu ägedaid klippe ja mõned panen siia praegu jutu taustaks ka jooksma ja ütleme nii, et üle pika aja ikka 2 sõpra said kokku, me oleme ikka, kas 30 aastat sõbrad küll vist olnud, et
nii vanad me kahjuks õnneks oleme, mida iganes. Ja kino ikka sai, tore on koos midagi filmida. Mina arvan, et see ei jää viimaseks korraks ja kunagi kutsun jälle Harri ja teeme jälle mingit pulli siin ja filmime ägedaid klippe, kui Ivo jälle vormis on. Jah. Nii ja viimane 5. punkt siis on tegelikult see, et minul ikkagi oleks veel plaanis natuke võistelda. Või palju, ma täpselt ei tea, sest et ütleme nii, et mulle natukene ikkagi meeldib see vormi tegemine ja vormis olemine ja võistlemine ja kõik see asi, et eks ta ole kohati väsitav, aga mingis mõttes ikkagi see on siuke vägev väljakutse ja mulle väljakutsed meeldivad ja et siis ma ei tee seda vormi päris niisama tühja ka, et ilmselt ma olen suuteline ikka mõne karika ikka koju tooma, et jah, nii sita geneetikaga vend ma ka ei ole, aga nüüd on selline lugu, et küll ja veel on lähtud neid kutte, kes siis pulgivad ja hulgivad korradi off-seasonil ja siis nad on mingi 100 kilo ja siis fucking kutid hakkavad tiiditama ja neil on vaja jõuda 75 või 81 või mis iganes klassikalisse kulturismi kuskile sisse saada, sest ega selle hulkimise ja pulkimisega naturaalselt, sorry kutid, mingit fucking massi te ei kasvata, kui te kasvatate, siis te lihtsalt tiiditate ja näljutate kõik selle maha jälle ja sittagi sellest tegelikult kasu ei ole ja vaimselt on ka jõhkralt suur pauk. Mingi hetk ole mingi räigelt heas vormis on ju, kõnnid ringi nagu need vana kreekad ja kujud seal ja tšuke välimusega vägev on ju ja siis võtad jälle 20 kilo kuradi juurde, oled kuradi paks pelmeen, mis iganes mees on ju, nagu Ivo oli siin, nii ja see kurat, kui sa hakkad nüüd dieedile minema 9 kuud või 10 kuud enne fucking võistlusi ja sa nagu mõtled, kui pikk maa see on ja kui palju sul fucking maha on võtta. Sa jõuad sinna poole maa peale ära, tead 4-5 kuu peale, kopp on nii ees juba, nii jõhkralt ees, et ole nii kõva vend, kui sa tahad või naine või mis iganes. See läbipõlemine hakkab meile kõigile tulema ja tegelikult ongi see, et mina nüüd, kui ma tahaks 2022 aastal võistelda näiteks sügisel või 2023, pigem 22 ikka, nii. Ja samamoodi, kui ma hakkaks mingi pelmeeni vormi pealt tegema võistlusvormi, esiteks see vorm ei tuleks nii hea ja teiseks oleks nagu jõhkralt pikk ja raske ja vastik protsess, et kui ma nüüd hoian ennast seal, ütleme nii alla 90 kilo, hetkel plaan on 88 kilo, see on mul siuke täitsa normaalne vorm, ilus, kõik normaalne ja selle pealt hakkan dieeti tegema. Mul kujuneb see asi palju lihtsamaks ja mul on endal ka hea meel, ma olen ikkagi kuradi fitnessi Ivo siin on ju ja olen ka vormis ja on ka midagi ette näidata. Kõhulihast on ju, ei pea siin kusema ja häbenema ja räägin õigest asjast ja teen ka õiget asja sellest, millest ma räägin. Nii, aga siis ongi hea, aitäh härra Martinile idee eest. Vahepeal tõesti istud ja kurat nukralt ja ideesid pole, siis keegi küsib midagi, siis ma mõtlen, sellest saab ju video teha, väga hea. Nii. Ja subscribe'i saab panna, like'i saab panna, subscribereid natuke ikka tuleb juurde, täitsa hea meel on selle üle ja ma ei hakka selle lõpuga siin venitama. Ma olen üritanud videosid lühemalt teha, et ma ei mulise siin 20-30 minutit, et üritan 15-ga hakkama saada, nii raske on. Ei oska kohe lühidalt asju rääkida ja nüüd ma jään vait ja lõpetan selle video ära. Järgmises videos juba näeme ja tšau, paka, subscribe!